Nii, tere! Et olen Maila müstilisest maailmast. Te ei ole mind tükk aega kuulnud, sellepärast, et mul on olnud hästi palju toimetamisi ja ma mõtlesin sellist asja, et kuna mul ei ole see YouTube'i kanal raha teenimise eesmärgil, siis mul on see lihtsalt info edastamise eesmärgil ja ma teen neid asju siis, kui mul tuleb selleks tunne peale. Et ma ei hakka neid asju niimoodi siis välja imema nii-öelda pastakast või kusagilt, et ma pean tegema. Aga mis mul on tulnud, olen isegi teinud endale kirjutanud natukene ülesse. Kõik need mõtted, mis mul on tekkinud, olen kirjutanud ülesse ja nüüd ma hakkan siis teiega pihta järjest siin, vaatame, võib-olla mis päeval ma veel teen. Igal juhul on niimoodi, et esimene teema, millest on muidugi, mida on mul ka küsitud, kasutan ära juhust, ma tulin siia välja terrassi peale päikse kätte, et kui ma vahepeal siin silmi kisitan, siis ärge tehke sellest välja. Oluline on see, mida te kuulate. Et tulid üles teemad, on hästi palju küsitud minu käest, et millest alustada oma vaimsel teekonnal. Et see teema ja siis on, et mis on tänapäeva ärevuse põhjus. Ja selle vaimse teekonna vist isegi jätan järgmiseks korraks. See järgmine kord, ehk seekord tuleb kiiremini. Et võtame siis selle ette, et mis on tänapäeva ärevuse põhjus. Ja siis ma natukene mõtlesin selle üle ja siis kõik see informatsioon, mis mul siin tuli, panin ma kirja, et ma otse muidugi võtan seda informatsiooni veel juurde ka, aga vastus on see, et ekraanid, igasugused ekraanid. Sest mida rohkem me istume ekraanide taga, seal on ka pannud siia märke sulgudesse, et loe ekraanide sees, et siis seda rohkem saab meiega manipuleerida. Ja seda rohkem me kaotame kontakti oma lähedastega, kes peaksid meile pakkuma tuge, turvatunnet, rõõmu, ühesõnaga oma lähedastega, kellega me peaksime siis kõige rohkem saamagi selle, kas või lapsepõlves saama selle oma aluspõhja, et meie ju vanemad on meie maailm ja millised on meie vanemad, selline maailm ju kujuneb ka meist endist välja. Mina olen juba nii palju sellisest teisest, eks minu vanused enamalt jaolt kuulavadki seda saadet siin ja vanemad, aga on ka nooremaid ja siis erinevatel generatsioonidel on ju erinevad maailmavaated, me oleme kõik tulnud kusagilt niimoodi, et eks me oleme ju mingil määral ju oma pere, oma vanemate, oma nägu ja siis, kui see nägu meile ei meeldi, siis me hakkame ennast sellest välja tooma. Siis me hakkame leidma iseennast, aga enne seda oleme saanud ju tohutud sellised hingelised traumad ja kes vähem, kes rohkem, sest osadel on väga selline toetav perekond, et väga armas, et see ongi hea. Ja siis ongi niimoodi, et mida rohkem nendes ekraanidest tänapäeval ongi see ekraanivärk. Televiisor, inimene tuleb koju, istub teleka taha ja siis mis ta paneb uudised ja mis sealt siis tuleb nii. Et kõige sellega, millega me toidame ennast. Ma võtan see ära siit laua peal, mul muidu koliseb. Mul on oma laternakene siin. Niimoodi. Nõndamoodi. Et ekraanide tõttu ühesõnaga, mida rohkem me seal ekraanides istume, seda rohkem me kaotame kontakti iseendaga, oma lähedastega, kes peaksid meile pakkuma tuge ja turvatunnet, rõõmu, on ju. Meiega saab manipuleerida, kaotame kontakti päris eluga, kaotame iseenese tunded, oma mõistuse, sest ekraanid hakkavad meid niikuinii manipuleerima, võtavad üle meie analüüsimisvõime, hakkavad meid igalt pidi juhtima. Ühesõnaga, digisüsteem röövib meie inimeseks olemise, meie väärtusliku inimese energia, sellepärast, et inimese energia on hästi väärtuslik. Kõige selle peale siin maailmas see mäng käibki, et saada seda inimlikku energiat kätte. Muidu ega see kuri ka ju ei toimiks muidu. Niimoodi, et see digiekraanid võtavad ära, kui liiga palju olla seal just nimelt selles negatiivses sees. On ju muidugi ka selliseid
selliseid kohti, kus vaatad näiteks Pinterestist saad sellist inspiratsiooni, on ju, saad toetada oma loomejõudu, et seal on ka teatud aeg, on ju, et sa ei istu seal liiga kaua, sellepärast, et muidu jälle lähed sinna digimaailma ja siis vaatad ideid, siis tuleb uni peale, eks sa oled väsinud ja järgmine päev on kõik meelest läinud niimoodi. Et ühesõnaga digisüsteem röövib meie inimeseks olemise, meie väärtusliku energia, loomeenergia, ja inimkond muudetakse niimoodi selle abil ju juhitavateks zombideks. Väga palju on meie seas praegusel ajal hingetuid inimesi, kahjuks. Ja nende hingetute, nüüd andke andeks kõik need, kes tunnevad ennast väga puudutatuna, aga hingetul inimesel ei ole loomejõudu, hingetul inimesel ei ole oma elu. Teda huvitab ainult see, mis toimub kusagil, et saaks aga niimoodi süüdistada, saaks aga teistele ära panna nii-öelda. Ja siis enamus on kõik need süsteemid, mis meil on, need riigisüsteemid ju. Sest inimesed lähevad sinna ju ikka sellise tundega, oi, ma teeks midagi suurt ära. Ja siis nagu te näete, varsti peale seda on kõik laulavad ühte laulu. Ja siis vaatad, kuidas nende silmavaated on muutunud. Neil ei ole enam elu seal silmades. Need, kes on hingega seal üritavad võidelda, siis rahvas saab aru küll, aga keegi ei julge toetada neid, on ju. Näiteks ja siis on niimoodi, et enamus on kõikidest nendest süsteemi töötajatest on kas hingetud inimesed, kloonid, vabandus väljenduse eest, aga nii see on. Või siis on, sealt inimene võetakse üle kurjuse süsteemi poolt ja siis ongi see, et sellepärast ongi meil inimkonnas selline asi, et kõik kipuvad kõiki ründama. Päris mitte kõik, aga siiski väga palju on selliseid. Mitte millestki tekib selline teise inimese ründamine, kas siis solvangute teel, kas kuidas iganes on ju. Ja katsu siis hakkama saada. Tavaliselt on hingega inimene ja võtab ju selle kõik endasse ja sellega ta loovutab oma väärtusliku inimeseks olemise hingeenergiat. Ja siis see nii-öelda need energiavampiirid, sinna alla kuulub ka telekas ja kõiksugused need digiseadmed, kui olla liiga palju neid nutiseadmetes, siis inimene ju loovutab oma energia. Kas tahtlikult või tahtmatult, ühesõnaga, kui sisse sõidatakse, siis sellest kurvastusest, aga väga palju peabki õppima ennast kaitsma, kuidas oma energiat ja ressursse kaitsta. Niimoodi, et siin on neid variante on hästi palju igasuguseid. Ka nende, näiteks, mis meil on seal netis, Facebookis, kui keegi midagi postitab, siis palju te näete seal positiivseid kommentaare, väga vähe. Aga vaadake, kui palju te näete neid negatiivseid kommentaare, mis on, oi, sa oled loll, sa oled see, sa oled teine, on ju, et käib sildistamine. Teate, mina ütlen teile niimoodi, et võtke seda lihtsalt kui seda teadmist koolitust, et avasite oma silmi, nägite, niimoodi, see on hingetu inimene, kes on hea sellega, siis on, et näed, sellel on veel süda oma koha peal, sellel on hing veel olemas. Et lihtsalt võtke teadmiseks ja kas või ärge lugege neid kommentaare, ajage oma asju edasi, sellepärast et hingega inimesi tahetakse täiesti ära nullida, välja süüa, aga me ei pea laskma seda endaga teha, kui me oleme teadlikud sellest. Et isegi jah, et seda stsenaariumit siin praegu edasi arendama ei hakkagi nii palju, vaid ma katsun keskenduda siis rohkem sellele, kuidas seda muuta. Et katsume leida siis lahendusi nendele olukordadele. Siis number 1 olen pannud siia niimoodi, number 1, alusta ise endast. Alusta enda muutmisega, oma mõttemaailma muutmisega. Et kui sul on ju alati valida, mida sa oma energiaga toidad. Et vali, mida sa mõtled, vali, kellega sa suhtled, siin on ka, et leia endale mingi, ma paningi endale siia lihtsalt omale väikse sellise kondiga, mis mul tuli kõik, et siis mul on lihtsam püsida selles teemas, et muidu on niimoodi, et miks siit teema naks sealt on ja siis lihtsalt väsid ära, ei jõua kuulata. Nii, number 2, et leia endale mingi loominguline tegevust.
Nii et sellepärast, et see loomingulisus aitab hoida seda hingeenergiat, aitab sul seda rõõmu hoida ja sinu enda väärtuslikku energiat aitab luua ja juurde toota. Loominguline tegevus, maali, joonista, üks õmble, tiki, tee midagi oma kätega. Et meestel meeldib ju putitada igasuguseid neid kes ehitab midagi, kes teeb kätega, on ju, et see on samamoodi niimoodi, et nad panevad ka oma loomingusse ja loomisesse selle oma energia. Et kellel mingid hobid on, kes kuidagi elab ennast välja või niimoodi, et midagi isegi välja elab, aga ütleks niimoodi, et see on maandamine sellest argipäeva, sellest kiirusest, sest see kiirus on ju meil tohutu, see aeg läheb niimoodi, mõtled, issand, juba alles olid jõulud, varsti on jaanipäev, on ju. See kiirus ongi nagu oravrattas, aga see on selleks kõik, isegi see aja kiirenemine, kõik selleks välja töötatud, et enamus aega sellest röövib ära nutiseade, on ju, siis enamus aega siis televiisor ja näiteks kui te teete veel sellist tööd, mis teile ei meeldi, eks ju, siis samamoodi annate oma hingeenergia ära. Ja ega te siis sellega ju seal töö juures kiita ei saa. Et inimesed on üpris sellised, kiitmise suhtes üpris nadid. Ma ei tulnud praegu seda õiget sõna meelde. Aga kui sa teed midagi halvasti, siis kõik ütlevad, et kurat, sa tegid niimoodi, et nii sitt on ju, et oi, küll sa oled ikka nõme ja saamatu. Aga kui sa teed midagi head, siis see kuidagi nagu iseenesest, nojah. Ja kogu lugu on ju. Ma olen ju ka olnud ju kellegi all kunagi tööl, et tean küll, kuidas need asjad käivad. Ja väga paljud inimesed ju tulevad oma muredega ja siis ju samamoodi räägivad, et nad lihtsalt enam ei jõua, et nad on nii väsinud ja et seal töö juures tõmmatakse nii tühjaks, ükskõik kas see on siis ülemus või on mõni töökaaslane vampiirisüsteemi, tema peab ju ka ellu jääma, eks tema ei oska muud moodi, tema tõmbab teiselt, on ju, aga see hingega inimene, see on ju, temal on kõige raskem, sellepärast, et ta võitleb sellega, et mitte muutuda zombiks, aga igal pool ümberringi on just nimelt kõik see süsteem meil ümber, mis tahab muuta meid zombideks. Ja siis on väga raske hakkama saada. Nii. Siis mis siis veel võiks teha, on ju, et midagi, kuna hakkad iseendast pihta, siis ongi nii, et näiteks loo enda ümber soojus ja rõõm, tõsta näiteks kodus ümber mõni mööbliese, too tuppa mingisugune, kas see värsked lilled, eks ju, kui on võimalik, et loo sellist elu enda ümber, et kuna meil on maaga, eriti nendel, minul on muidugi hea lihtne, ma elan maal, et mul on maaga kontakti palju, aga siis ka nii kui päike hakkab paistma, kevadel natukene pole isegi kevadet veel, on ju, aga juba õues teen saadet, mees juba hommikul terrassi peal kohvi, mis sest, et tal on jope seljas, aga ta joob juba õues, et meil on ju inimestena see maaga kontakt väga oluline, aga kui me käime töölt, me elame korteris, korterist asfaldi pealt muru peal ju kõndida ei tohi, pluss see, et linnas ega muru enam ei olegi, et siis lähed tööle, siis oled tühi nagu sidrun, sest enamus töökohti majad on ju plekist, sealt ükski energia ju ei liigu, oleme nagu konservipurgis, mis te arvate, mis konservipurgis need, kes seal konservi sees on, mida need teevad? Need lähevad ju tühjaks ju, kui ellu jäävad, siis on juba hästi ja tavaliselt on ju stress ja siis on haigus ja lõppfaas on muidugi väga, väga selline, mida tavaliselt inimesed kardavad. Nii, et hakka looma enda ümber, siis too loodust tuppa, too näiteks lillekesed endal tuppa laua peal, too mingi, osta poti lille kas või, et sul oleks see kontakt loodusega, et sa koos seda hoolitsed, iga kord hoolitsed, on ju, ja kui sa kastad seda taime, siis sa ka ju hoolitsed ja vaatad, kui äge on ju, siis ta õitseb, siis ei võta seda iseenesest mõistetavalt, vaid võtadki seda asja, et kui lahe on ja näed, ta tänab mind oma õitsemisega seda, et ma olen tema eest hoolitsenud. Ja kui on ära kuivavad lilled, siis midagi pole teha, siis viskad minema, tood uue elu jälle majja ja mõtled, et okei, et midagi pean muutma, seekord tuleb midagi natuke teistmoodi teha. Ja siis, et tõsta näiteks ümber mõni mööbliese, tõstad siia-sinna, ei pea mõtlema,
teed nii, nagu sul tunne tekib, on ju. No Feng Shui järgi on muidugi väga hea teha, siis sa parandad oma elujärge ka, et Feng Shui materjali on Siret Seeder ja Anna Seeder näiteks väga hästi põhjalikult teevad neid Feng Shui koolitusi, isegi olen käinud nendel koolitustel, läbinud need küll kahjuks Zoomi teel ainult, aga no siiski, et enda nendele juurde, et otsige, uurige oma just, kõik tahavad ju oma elujärge parandada, siis on selleks Feng Shui väga hea. Aga tavaliselt on inimestel ka oma enda sisetunne väga hea. Nii et tõstad oma elamise ümber. Ei pea mõtlema niimoodi, et jah, ma ei tea, mis mees selle peale ütleb. No tavaliselt ega nad ei taha, on igasuguse muutuse vastu, sest nad on selles turvatsoonis. Aga need inimesed, kes on selle muutuse vastu, siis neid ei, mis sa seal ikka mõtled, on ju, nuputad. Need sa ju näed, kuidas on, tuleb töölt koju, ta on väsinud, ta istub teleka ette, sööb kõhu täis ja siis nii kaua on teleka ees või nutiseadmes, kuni siis magaminekud aeg on hommikul põmm püsti, oma tegevused ära tööle, siis koju, siis hakkab täpselt see sama jant edasi. Ja tavaliselt on, no need on juba teel sinna zombideni, eks ju, ja või siis peavad olema väga tugevad, et sellest süsteemist elades hakkama saama, sest kahjuks on meil, kõik on süsteem ümber ja päris süsteemist ju lahtiütlemine veel ei ole võimalik, sellepärast et meil on kõigil ju vaja ju elada. Aga jah, siis on niimoodi, et ei mõtle seda, et mis teine ütleb või mis teine arvab. Mis ta ikka arvab, algul natukene kirub, vahet pole, lased kõrvust mööda. Ja sellepärast, et hiljem ta taipab ka, see mees taipab hiljem ka, et kuule, päris äge on ju. Ja vahest isegi ütlevad ka, et väga vahva on ju. Aga siis tulebki seda võtta niimoodi, et väga hea, võtad seda kui tunnustust, aga mitte niimoodi, et kurat, et muidu kogu aeg nüüd üle moka, siis tuleb niimoodi, et päris äge, et muidu on kõige vastu. Et kõik on kõige vastu esialgu, keegi ei ole väga aldis nendele muudatustele, aga teege oma elus neid muudatusi, sellepärast, et te sätite ümber oma elu, sätite ümber oma energiat, et hästi lahe, et kas või võtad, väljas on maha kukkunud oksakene nüüd kevadel, niikuinii tuul on murdnud, küll kaseoksakesi, võtad kätte, tood tuppa, paned vaasi sooja vette, varsti on hiirekõrvakesed küljes, on ju, ostad mõne nartsissikesega juurde, ega need ju ei maksa palju, toidupoodides on ju, seal need lilleletides on hästi soodsalt saada. Ja ühesõnaga, toote natuke rõõmu, toote elu enda tuppa. Niimoodi, et jah, väga vahva, et siis mul on siin pandud näiteks punkt number 4 on ju, kutsu mõni hea sõber külla, jooge kas kestab kohvi on ju, mis iganes, et jooge kas või maitsvad taimeteed, ajage juttu, planeerige midagi toredat kuskile järgmistesse, edasi mingisse aega, et lihtsalt see, et sa saad reaalselt suhelda inimesega, et sa ei istu ainult seal niimoodi, sellist liigutust ei tee, sest enamus noored istuvad niimoodi ja mis sa arvad, mis nende lapsed siis näevad? Lapsed näevadki, et see on elu. Ja siis, kui ema midagi ütleb või isa lapsele, siis selleks ajaks on laps ka juba harjutatud niimoodi ja siis laps ei kuule, sellepärast, et selle maailmas sees. Ja siis on teine variant kohe, et siis on, kas siis karjutakse, röögitakse, kurat, sa ei kuule midagi, on ju. Ma ütlesin sulle seda, aga oled sa ise eeskuju näidanud selleks, et ta seda peaks tegema? Ei ole. Sellepärast ongi, tegelege lastega, on ju, veeda aega oma perega, oma lastega, näidake neid, tehke midagi koos. Hästi paljud perekonnad muidugi teevad, väga tore on neid vaadata. Et hästi lahe, et nad kasvatavad oma lapsi õigesti. Nad kasvatavad meid selles vaimus, lapsi selles vaimus, et meil ongi päris elu. Sest me kunagi ei tea, kui kauaks meil seda päris elu on. Ei ole vaja rutata sellesse robotimaailma, pea ees sisse, kui äge on ju. Kõik ei pea mõtlema, ChatGPT teeb kõik ära, ainult ütlevad, pärast on aju kärbunud. Et päris elu. Et väga lahe on ju, ja siis, on küll nüüd praegust on väikene selline vahepeal, et kuula näiteks kas YouTube'ist mõnda toredat loengut või meditatsiooni. Et kui tõesti tahad midagi sealt kuulates, kuula midagi arendavat. Et kuula jah midagi, mis sulle näiteks paneme selline hea muusika peale,
mis siis laeb sind energeetiliselt, samal ajal toimeta, loo oma kodus kord majja, on ju, sellepärast, et kui sul on sinu kodu, on sinu maailm, on ju, kõik hakkab ju kodust pihta, oma perest, pereliikmetest. Ja kui sa sinna juba lood selle harmoonia, siis sa juba lood enda väljas, kellel on oma majakesed või kellel on suvila, kes on korteris, loob oma, kas oma aknalaua, terrassikese, rõdukese ja looge seda mõnusat enda ümber. Suvel on hea, no talvel saab ka ja käid väljas jalutamas, suvel lähed loodusesse, neid kohti ikkagi õnneks veel on, kus kohta saab minna, igal pool ei ole eramaasildid ees, et leidke neid võimalusi rohkem olla loodusega kontaktis ja säilitada enda energiat. Siis on niimoodi, et mul on siin pandud ka niimoodi, loo eneseabi ja enesearengu raamatuid, et kas või ühe peatüki kaupa, et mõtle, tööta see peatükk läbi, analüüsi, et rahulikult, et võtta raamatuga on see, et ta on sul rahulikult siin ees, sul ei ole seda maailma kiirust, aga nii, kas võtad selle ekraani, ja sealt on ka palju lugeda, ma ise ka olen sealt lugenud ju. Ikka vahest, et ma olen lubanud hommikuti endale, et enne ülestõusmist vedelen voodis ja pool tundi, et ma loen mingi, vaata poole tunniga ei jõua ju midagi eriti lugedagi. Aga ikka, eks mul on ka ju oma lemmikukesed, keda ma loen, Aleksis Varnumit ja Urve Pirkavsi olen lugenud, nüüd muidugi kuidagi vähem on ja. Aga kui ma toimetan, siis ma panen ka mingisuguse YouTube'i loengu peale, et midagi jääb ikka ju kõrvade vahele või siis panen mingi sellise energiasagedust tõstma või oma lemmikmuusika, miks mitte panna lemmikmuusikat peale, et see jälle aitab teil seda energiat koguda ja siis, kui te loote oma ümber oma kodukese korda, siis teil hakkab elus ka, tulevad teie ümber palju paremad võimalused, mida ma olen inimestele ka soovitanud ja ise märganud ka, et tega ju alati ei viitsi ju rookida ja kärbsed situvad aknad ära näiteks, on ju. Aga kui tähtis on see, et kui teie aknad on pestud, kui teie aknad on puhtad, et aken on ju, sõna otseses aken välismaailma. Kui te pesete oma kodus aknad puhtaks, siis teie juurde tulevad ka palju paremad võimalused. Seda võib küll mõelda, et jumal, mis loll jutt see on, aga katsetage, proovige, vaadake, kuidas on. Kui teil on elamine segamini, teil on kõik ressursid kinni, raharessurss samamoodi kinni. Kui teil on elamine korda tehtud, hakkavad rohkem võimalusi, sellepärast, et ega siis ju see raha ka ei taha tulla sinna, kus on sitt ja soga, eks ju nii-öelda. Et hakake oma enda elu loomisest enda ümber kõigepealt pihta. Siis mul on siia pandud number 8, nii et tee omale harjumuseks näiteks taimede rituaal, et veel parem kui kaaslasega, kus saate mõlemad istuda, unistada oma järgmistest sammudest või tulevikust. Et seda koos olemuse aega, et ei kasvaks üksteisest lahku. Tänapäeval on hea lihtne ütelda ilusasti, et me kasvasime üksteisest lahku. Ja see ongi tore, et selline ilus ütlemine on. Aga millest hakkab lahku kasvamine? Sellest, et teil ei ole ühiseid tegevusi enam, teil ei ole ühiseid ajaveetmise, te ei saa üksteisega rääkida. Et ongi, igaüks istub oma nutiseadmes ja siis ma olen väga palju vaadanud, et kuidas paljud noored sätivad nii-öelda. Et nad ei räägi niisama, õues olete, kuule, ajage niisama juttu, ei, igaüks istub oma seadmes ja siis kirjutavad üksteisele ja siis vaatavad üksteise otsa, on ju. Et ja siis kaobki see eluärasus, sellepärast, et sa ei oskagi enam lõpuks niimoodi välismaailmaga suhelda ja need on ise ka õnnetud. Ega nad ei ole ju tegelikult ju õnnelikud. Nad lähevad koju, vanemad kas sul on õpitud, kas sul on see tehtud ja normaalset suhtlemist ju ei olegi. Ja mida me sellest siis õpime? Et järjest rohkem inimene läheb endasse kinni, järjest rohkem annab oma energiat siis sinna nutimaailma ära ja lõpuks ongi niimoodi, et ongi üle võetud nagu zombid. Ja niimoodi, et unistage koos, tehke midagi, kas või natuke, kas või mingi pool tundi päev, tund aega, väga armas, isegi tund aega aitab.
sest ega päev saab ju nii ruttu lõpule, et inimene tuleb töölt, siis on vaja süüa, siis on vaja seda teist, kolmandat, siis ei viitsigi enam midagi, sest sa oled kõik ära suhelnud. Sest kuna naistel on rohkem vaja suhelda kui meestel, mehed saavad ju oma sõnad päeva jooksul täis rääkida juba töö juures ja nad ei jaksagi rohkem. Aga naistel on vaja rohkem sellist suhtlust, sellepärast on vaja ka sellist sõbrannetamist, et kellegi sõbrannega lepid kokku, lähme, teeme täna sellise jalutus, teeme sellise tripi, käime seal. No mulle meeldib käia Taevaskojas näiteks jalutada, aga vaata tänapäeval ega siis, ma muidugi käin üksi ka, pole midagi, aga paljud ei julgegi üksinda minna kuskile enam jalutama, sellepärast et linnas on ka, sa iial ju ei tea, mis hull sulle ju kuskilt selja tagant ründab nüüd. Aga sellest ka niimoodi ainult ei saa elada, et ei julge või ei taha, sest hirm on kõige suurem hävitaja. Et tuleb minna, võta kas sõbranne kaasa, minge jalutage looduses, tehke midagi toredat. Et hästi lahe. Jah. Võt niimoodi. Ja siis mul on siia pandud niimoodi, ärge vaadake hirmutavaid uudiseid, telekatega sõjafilme, sest kus on teie tähelepanu, sinna läheb teie energia. Et seda ma olen mitmes oma sellest ka rääkinud, seda kindlasti räägivad paljud teised ka, kes on vaimsel teel. Ja siis lihtsalt mõelge selle peale, et kas te tahate toita oma energiaga näiteks sõda ja kõiki neid muid asju, mida te seal vaatate. Sellepärast, et kui te neid vaatate, siis ega aju ju ei saa aru ju seda, et kas see on päriselt või see on ainult film. Sest emotsionaalselt elate ju ikkagi sisse ju. No neid kivist nägudega, kes ainult vaatavad niimoodi, neid on ju ka küll, aga neil ei olegi enam, need on küll võetud, neil ei olegi enam sellist inimlikku hinge ega inimese energiat sees. Et lihtsalt hakake vaatama, kuhu te oma energiat rakendate. Et rakendage seda parem enda elu loomiseks. Et tehke midagi võtta, et täna ma teen selle asja ära. Täna ma teen selle asja ära. Lahe, mul on siis hea olla. Täna ma ei viitsi midagi teha, täna ma lähen näiteks jalutan. Ja siis lähetegi ja jalutategi ja sellega laete ju oma energiat. Et looduses olek on ikka hästi oluline. Niimoodi palju ma siin olen rääkinud praegu 27 niimoodi minutit. Okidoki. Eks ma siis võtan natukene juba sellise alguse, ma tegin siin muidugi algust sellega ka, mis haakub. Et kohe võtan selle teema, millest ma siin niimoodi. Okei, võtame selle teema ka siis, mis mul on pandud siia. Alustasin küll, et mis on tänapäeva ärevuse põhjus on ju. Et ärevuse põhjus ongi see, kui te liiga palju, mida teised arvavad näiteks on ju, siis on vaja meeldida, kõigil on vaja meeldida, siis tekib stress, tekib ärevus on ju, et sellel on see virmakas on ju, teistele öeldakse näiteks koolis on hästi palju sellist asja, oi jah, näed, see tuleb sellest pärast, see tuleb sellest on ju, et sellel ei ole firmakat ja mida siis meie lapsekesed selle peale siis teevad, nende lapsekesed siis, kes on siis selle rünnaku all. Kõik hakkab ju kodust, jälle, kõik hakkab kodust, vanemad, mõelge, aga empaatilisi vanemaid on ju suhteliselt vähe. Et arendage seda empaatiliselt, isegi ka kui vaja, siis valigegi kooli. Kui on tõesti mingisugune teema, siis muudate elukohta, paljud ongi teinud, on läinud linnast ära, on läinud väiksemasse kohta elama, et oma lastele pakkuda loodusega kontakti ja väiksemat kooli, kus on kõikide jaoks õpetajal jätkub aega. Et teetegi oma valikud, kõik on ju valikute küsimus. Ja see, kellel surres rohkem raha on, et no mis teeb selle rahaga, mitte midagi on ju. Et lihtsalt see raha on tore, kui ta on ja sa investeerid oma loomingusse, teed ja siis rahaga muidugi tore ju, linnas on kõik lasteringid on ju tasulised, maakohtades õnneks on enamused on tasuta, kuigi tegelikult on ka, peaks olema ka kõik
lasteringid peaksid olema tasuta, aga sellest meile pole räägitud, sellepärast, et me oleme kõik süsteemi orjad nii-öelda, aga meie eest on meie sünniga juba kõik ära tasutud. Et lapsed peavad saama tasuta huviringe ja noh, õnneks on meil see haridus tasuta, eks ju, kuni siis põhikool, keskkool ka veel, eks ju. No edasi muidugi ka, et oleneb, kuidas sa oled õppinud, siis sa saad selle tasuta koha ja kellel siis mõni mõtleb, et rahaline koht on parem, et siis tema laps saab parema õppe, why not, on ju. Kui sa lapse arengusse panustad, siis on ju väga hea see. Et siis vähemalt on su raha asja ette läinud. Et arendada lastest silmaringi, anda neile erinevaid selliseid, suunata neid erinevatele huvialadele, mis nende elus ka kunagi tekitab sellise hea tunde ja kui juba väiksena arvestada lastega, kohe ütlen edasi, mul on siin soe tee, ja kui juba väiksena lapsi suunata siis mingitesse huvialadesse, mis annab neile, tekitab sellest rõõmu, arendab edasi ja siis ongi hiljem niimoodi, et nendest lastest kasvavad terved inimesed, kellel on visioon elus, neil on oma need mõttekesed ja nad hakkavad ka tegema neid asju, mis neile meeldib, ükskõik ja siis teevad sellest oma tegevusest töös ja hakkab neil raha sisse tooma ja nad teevad seda hoole ja armastusega, nad teevad rõõmuga seda ja siis tuleb see raha ka rõõmuga ja siis ei ole mingisuguseid ärevusega inimesi. Et jah, see, kuhu sa oma lapsekese suunad ja kuidas sa teda hoiad väiksena, et see on hästi oluline. Väga oluline, sest katkisi perekondasid on nii palju ja need lapsekesed jäävad ju kõik jäävad, paljudest nendest muidugi tulevad täiskasvanuna väga head terapeudid, isegi olen sellise elu läbi käinud, kus ma olen peksa saanud rohkem kui süüa aga olimata sellest on kõik see empaatia inimlikkus säilinud ja nüüd ma tahan seda kõike teile ka ju jagada, mismoodi te siis saate oma elukest elada, oma lapsekeste elu turvaliseks muuta ja siis mul ongi siia pandud pealkirjakene niimoodi, et mis on tänapäeva ärevuse põhjus. Oot, ma vaatan, kas ma seda juba teile lugesin. Muidugi lugesin. Seda ma teile lugesin. Oodake, ma kohe vaatan. Muidugi, ma mõtlesin, et kuidas mul on nii palju alguses. Läksin tagasi nüüd. Mõtlesin, et tühjus, et ma ei olegi midagi kirjutanud, aga olen. Võt niimoodi, et see ongi siis tänapäeva ärevuse asjad, mida ma siis rääkisin siiamaani. Niimoodi, natuke räägin veel sellisest asjast ka, et millest keegi küsis mu käest ka, et millest ma saan alustada oma vaimsel teekonnal. Ja siis ma jälle olen kirjutanud siin, alusta ise endast. Et kõigepealt küsi endalt, kes ma olen. Niimoodi, et kust ma tulen, kust perekonnast ma tulen, milline on minu suguvõsa olnud, et see, ka see on ju väga oluline sinu inimeseks olemiseks, et kust sa tuled, ka see samane ühiskond, kust ma tulen, niimoodi. Ja siis küsi endalt, et mis mulle rõõmu teeb, siis pane kirja kõik need asjad näiteks. Just nimelt on hea, kui sa kirja paned, sellepärast kui sa mõtled läbi, siis järgmine hetk on see mõte juba meelest läinud ja sa ei saa muuta enda midagi erilist. Aga pane kirja, et mis mulle rõõmu teeb, siis kõik kirjutad asjad ära, mis sulle elus rõõmu pakub. Niimoodi, ja kuidas ma saan oma ellu tuua rohkem neid tegevusi, mis mulle rõõmu pakuvad. Siis kirjutad ka selle, et kuidas sa saaksid seda teha. Kas iga päev vaikselt teed natukene seda, mis sulle meeldib, on ju, jagad oma tegevusi, meeldivaid tegevusi, jagad oma päevade peale ära, siis otsid uusi võib-olla tegevusi, kui on vaja, tahad reisida, siis hakka siis kas või siit samast kodu ümbrusest pihta, on ju, siit meie eestikesest, et kõike seda hakkadki mõtlema, hakkad neid vaikselt asja tegema ja siis kirjutadki üles, et mis mind kurvastab. Vaatadki, mis sind kurvastab, siis neid asju, et kuidas ma saan neid asju enda peast ja hingest välja, mis mind kurvastab. Ja kuidas neid lahendada.
et mõtled läbi kõik või siis, kui ise ei suuda mõelda, siis noh, räägid mõne tuttavaga, et mis teda on aidanud, kui tal mingid sellised teemad on olnud, siis väga palju on igasugu erinevaid meditatsioonitehnikaid, praktikaid, et meil on kõike on olemas, et neid asju lahendada. Aga tihtipeale on niimoodi, et üksinda ei tule seda tunnet peale, et siis on vaja, nii-öelda kamba vaim loeb, eks ju. Et siis leiategi endale, niikuinii on ja niimoodi, et te ju tunnete ära, osad inimesed te klapite, osad ei klapi, ja mis sellest ei klapigi, sellepärast, et need ei ole lihtsalt teie hingerühma inimesed. Et klapite nendega, kellega te klapite, need on teie inimesed ja kui on mõni selline, kellega tekib selline, ei teki head tunnet või aga näiteks tahab sinu sõbraks väga saada, siis mõtled, et kas mulle see sobib, mis mul on sealt õppida. Et kas on midagi õppida või ei ole õppida ja kas mulle see sobib. Ja siis järgmisena on see, et ma ei pea nõustuma kõigega. Et ma valin siiski otsustada ise. Et ei ole midagi, ütled ka ilusasti niimoodi viisakalt, et jah, ma isegi ei oskagi öelda, saad ju valida, saad ju öelda viisakalt niimoodi, et oi, et meil on nii erinevad arvamused ja erinevad need. Jah, võt siin jäängi natukene vastuse võlgu. Sest ega jah, kõigiga ju klapi, kõigiga ei peagi klappima, aga alati tuleb jääda viisakaks. Sa võid ju mitte suhelda. Kui keegi kirjutab sulle, siis minul on tavaliselt niimoodi, et mul pole aega kohe vastata, et ma olen alati vastanud kõigile. Ja kellele ma olen nüüd jätnud mingil teemal vastamata, siis teate, põhjus on selles, et ma vahetasin telefoni ja mul läksid kõik need Messengeri need vestlused kaduma. Nii et kui tõesti, nüüd toon enda asja sisse korraks, aga kui tõesti kellegile ma ei ole vastanud mingil põhjusel, siis on see telefoni vahetamise põhjus, et kirjutage kas või mulle uuesti, tuletage meelde ja ma vastan täpselt siis, kui ma jõuan, sest ma ei hakka ka ennast hulluks ajama ega ärevusse ega stressi. Oi näed, mul jäid need täna vastamata, mul jäid need. Hei, vaatan seda, okei, temale ma täna ei jõudnud, temale vastan homme, ja siis planeeridki oma aega, kuidas mis. Siis on niimoodi, et veel nii, et loe omale positiivsed afirmatsioonid. Näiteks sellised laused nagu mantrakesed, et olen hoitud ja kaitstud ja minu elu on turvaline. Niimoodi siis hommikul tõused üles, õhtul oled magama samamoodi. Tänad universumit selle eest, et kõik on ilusasti hästi läinud ja selle eest, et aitab järjest paremini asju lahendada, kui mingid asjad tulevad, mis on jäänud lahendamata. Ja siis näiteks, et mida te võite endale kindlasti meelde tuletada, on see, et mina ise olen oma elu looja. Sest mitte keegi teine teie eest ei tee, et hakata ootama seda, et kas keegi mingi õnn kukub sülle on ja või niimoodi, et ootan, et ma kogu aeg tunnen, et midagi on tulemas, aga lihtsalt ootan, et mida on tunne tulemas. Hakka väikestest asjadest. Hakka nendest asjadest pihta, et tee neid asju, tõesti, mis sulle rõõmu pakuvad. Mõtled, et oki, vaatad, minul on selline, nagu mul on ju mingisugune loomingulises, vahest mul tuleb tahtmine peale, tahan joonistada. Vahest on niimoodi, mõtled, tahaks ilusat suurt maali teha. Mõtled, et ma ei jõua seda tänasega valmis. Mis sest on ju? Alustad tänasega. Muidugi need võivad ju tohutult ümber muutuda ja ajas edasi lükkuda. Aga sest pole midagi sellepärast, et sa oled alustanud. Ja siis sa vaatad seda, üks päev vaatad, et ma teen täna selle lõpuni. Või siis tee väikseid pildikesi endale. Hakka pisikesi pildikesi. Näiteks hakka oma emotsioone välja kritseldama kas või niimoodi, et mõtled niimoodi, et mis värvi see tunne on. Et näiteks on sul mingi kurb tunne, mõtled, mis värvi see tunne on. Kõik enamalt jaolt pakuvad välja must ja hall, on ju. Et vaevalt, et keegi mingid rõõmsad tunned, mul on see tunne kollane, on ju. Siis ei ole halba tunnet. Aga just need, et alati tunded,
võtate paberi, võtate pliiatsi, lihtsalt kritseldate välja ja nii kaua te kritseldate selle paberi peale, sutta-putta muudkui lasete, nii kaua, kui te tunnete, et ma enam ei viitsi, onju. Ja teate, et saategi selle endast välja, et te kritseldategi selle tunde välja, siis põletate selle paberi ära. Et neid lihtsaid meetodeid, lihtsaid nippe on tohutult palju, mida saab kasutada ära niimoodi. Siis on see, et need afirmatsioonid, näiteks ma olen terve, õnnelik, elan täisväärtuslikku, külluslikku elu, siis mis siis veel niimoodi, lähete sõitma, seda ma olen juba õpetanud ka, aga topelt ei kärise, et lähete sõitma, siis ütlete, ma olen hoitud ja kaitstud ja minu teekond on turvaline, sest sõnavägi on nii tugev, et sõnaväge, jah, ma ütleks niimoodi, et mõte on tugev, sõna on tugev ja hakategi mõtlema, mis sõnu te kasutate. Et jah, vaatate järjest rohkem, ei ropenda, ei vannu, onju, siis ei kasuta parasiitsõnu, hakkad jälgima oma kõnet, onju, et ei räägiks sellist juttu, millest inimesel jääb meelde ainult sõna nagu. Mind on isiklikult näiteks väga häirinud, et kui inimesed räägivad, siis on nagu seda tegin, nagu seda, sa nagu sinna läksin, nagu päriselt või. Ja siis mõtled, et mis asja point nüüd lõpuks oli, et mida ta siis rääkis. Ja ei kuulagi palju asja enam selle pärast. Et tahaks justki inimene meeldib ja inimene, tead ju ka, et inimene on tark ja ühtäkki on niimoodi, et ainult on iga teine sõna on nagu ja mõtled, et kas ma pean enda aega sinna raiskama? Ei pea. Mõnikord on, mul on küll mõnede puhul on väga kahju, aga lihtsalt, see on minu probleem on ja mina ise pean sellega tegelema. Kellele meeldib, lasku käia. Aga lihtsalt jah, et kuna see sõnal on nii tugev vägi, siis hakake positiivseid asju, rohkem afirmatsioone endale. Kirjutage kas või omale lipikukesed, panete omal tuppa, panete, kes peab tõesti, meil on ju kõiki töid on vaja, ka arvutitöid, kõiki vaja, sellepärast, et kogu see maailm toimib ju, igaüks teeb oma töökest ja kõik tööd on väärtuslikud, kõik tööd on vajalikud, et see inimkond meil toimiks. Ja pange kas või ekraani peale endale, naerata niimoodi siis, et mis siis seal veel. Ühesõnaga selliseid positiivseid. Tänane ajapäev, teate kui lahedalt oli, mul mees tellist emust mingit asja ja poolest põhiliselt saadetakse, isegi olen paar asja sealt tellinud. Ja nii vahva on, kui inimene paneb sinna, see, kes saadab oma asja, paneb väikse kommikese ja paneb sellise väikese lipikukese, üks kirjutas ka maru vahvalt, et have a nice day, on ja siis pani naeratuse ja niimoodi tänu. Ja vaat, kui sa leiad sellise väikse asja, kui sa oled ise endale pannud, kas külmkapi peale, paned ka oma afirmatsioonid, olen oma elu looja, minu elu on täis rõõmu, mu elu on külluslik, et ma olen alati hoitud ja kaitstud, minuni jõuavad õiged inimesed. Ja kui sa neid asju siis paned niimoodi endale loed, siis lähed mööda, sa ikka märkad seda. Mis sest, et sa iga kord harjud sellega ära, nii kui me kõiki harjume ja sa enam ei loe seda, aga see annab sulle signaali. Ja kui sa paned sinna mingisuguse ukse peale, mingisuguse sellise on ju, siis ka see annab sulle signaali. Mis siis tahad saada, on ju. Et näed, isegi leidsin endast parasiitsõna, on ju, olen öelnud juba mitu korda. Vaata kui hea, see õpetab mind ennast ka jälgima rohkem. Ja siis see, et mul on siia pandud järgmiseks punktikeseks, et mina ise valin oma mõtted. Kuidas ma saan oma mõtte mürast välja ja kuidas tulla oma südamesse ehk kohalollu. See on tohutu mõttetöö, aga ilma sellega tegelemata ei saa sellest välja ka. Et kui tuleb mingisugune mõte pähe, mis on siis
negatiivne või ikka lähed hirmumõtted, hakkad ketrama päevasündmused või kui keegi midagi ütles niimoodi, sa ütles niimoodi, mis sellest oleks võinud järgneda, mis sellele ja siis me hakkame looma seda, me hakkame oma ellu tõmbama seda negatiivset, aga mõtled ka niimoodi, need on tema sõnad, tema probleem, samamoodi, mis minus ei meeldi, siis ka poogen, see on minu probleem, minu sõnad on ju, mis teile ei meeldi, sellega te ei haaku. Ja teiste puhul samamoodi, hakategi mõtlema niimoodi, et okei, las olla, ju tal oli paha päev, te saate valida oma mõtted, te saate minna sellest seltskonnast ära, te ei pea seda taluma, mina olen hakanud enda eest seisma, ma olen hakanud välja ütlema, et minuga nii ei räägita ja lihtsalt saate valida, kelle seltskonnast te tahate olla. No töö juures muidugi jah, okei, on ju töökohad sellised, kus on tõesti, te ei klapi on ju, seal on mingid teatud punt on, kes halvasti suhtleb, aga ega nemad ei muutu. Teie saate ainult iseennast muuta, oma mõttemaailma. Siis te saategi mõelda niimoodi, et okei, kahju nendest, et nad on sellised, et see on nende probleem. Siis mõtled, mida mina saaksin teha? Võib-olla hakkate vaatama mingit uut töökohta endale. Öeldakse küll, et näed mõni, aga see on minu arust aegunud fraas juba. Et kui sa lähed ühest suhtest ära või sa lähed ühest töökonnast teise, ega sul need probleemid tulevad ju kaasa. Alati ei tule kaasa. Sellepärast, et koht määrab oma energia, koha energia määrab nende inimeste energia, milliseks nad kujunevad ja sa saad valida. Vali endale teine töö. Vali selline töö, kus ei pea olema päevast päeva niimoodi kellegagi koos. Või siis, kui sa peadki olema ja mõtledki niimoodi, et sa ei julge seda sammu teha, siis katsud nii palju mõelda positiivselt. Näiteks, mis näite ma toon? Oletame, et olete poes kassapidaja. Seal on ju igasugust inimesi tuleb. Aga õnneks tuleb ka neid, kes ütlevadki niimoodi, et aitäh ja soovivadki head päeva teile ja nii tore on. Ja siis võtategi selle hea tunde jätate endasse ja selle, mis teid häirib, selle siis kas või kirjutage paberi peale, põletage ära või visake minema, visake prügikasti ja mõelgegi niimoodi, tead, selle koht ongi seal prügikastis, et see, tema ei tule minu elu dikteerima. Mina ise loon oma elu, mina ise valin oma mõtteid ja tühistate halva mõtte ära ja mõtlete kohe positiivse peale. Sellepärast, et isegi kui parasjagu positiivset ei tule, küll ta tuleb. Võite ju täitsa vabalt unistada, et kui mul oleks mingisugune, millist töökohta ma tahaksin, mida ma tahaksin teha, hakata vaikselt unistama õhtul. Ja enne magaminekut ja jäägegi selle ilusa unistuse mõttega jääge magama. Et viimane mõte, mida te mõtlete, olgu teil siis päeva lõpus, olgu positiivne. Sellepärast, et öö jooksul ju me puhkame, öö jooksul me ju kõik selle negatiivse energia siis peaks reeglina ära lahustuma ja me saame puhates ju puhast energiat universumist juurde. Ja kui me täname universumit ja jääme selle ilusa unistusega magama, siis me juba kiirgame seda energiat universumisse ja see juba hakkab looma, me juba hakkame looma vaikselt oma reaalsust. Ja mul on isegi pandud siia järgmiseks pealkirjaks või peatükiks. Okei, pean ka hakkama lõpetama, sellepärast on mul 12. tuleb konstellatsioonitöö. Praegust on mul 10 minutit aega. Okidoki. Et vaatame, ma olen pannud siia siis järgmiseks mõtteks endale maatriksist väljumine samm-sammult. Et panen selle kirja ja siis järgmise saate teen teile sellest, mul tuleb siin järjest neid asju, mida siis rääkida. Ja kindlasti ma jätkan ka oma nägemusi ja kanaldusi. Et ükskõik, te võite mulle kirjutada oma nägemustest, kanaldustest, te ei pea sugugi sinna YouTube'i alla panema neid asju, kui te ei taha, kui te
tahate privaatselt kirjutada mulle, siis ma saan lahti seletada need asjad, et kust mis on ju ja isegi ka tore on vaadata, kuidas väga paljude need nägemused elu jooksul on ju kattunud. Üks näeb ühtemoodi, teine teistmoodi, kolmas kolmandat moodi, aga kui see sündmus on käes, siis mõtled, näed, see oligi see, mis ma nägin. Ja lõpuks on juba niimoodi, et treenid ennast nii palju ära, et kui sa näed mingit asja ja kui sa saad ka teisega arutada, siis juba te ju saate sellele sündmusele hakkate ju aru saama, see võiks tähendada seda, see märk võiks tähendada seda ja see kontakti loomine, see suhtlemine, et see ongi päris elu. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan suvel tegema ka selliseid looduses, selliseid toredaid, kas laagrikesi või mitte suuri, väikestele gruppidele, sellepärast et suure grupiga on raske ja kõigil on ju omad need, väikse grupiga on toredam, igaüks räägib oma neid, mis temal on toimunud ja siis inimesed julgevad ennast rohkem avada ja nii saab hästi paljudel asjadel lahendusi ja põhiline on see, et kui sa räägid selle endast välja, sa saad arutada teise inimesega, esiteks on see päris elu, teiseks on see niimoodi, et sa saad enda seest välja, oma sisekosmosest välja, väliskosmosesse nii-öelda need asjad. Ja siis saab ju vähem väljaspoolt lahendus ka tulla, aga kui sa ainult mõtteid enda sees ketrad, siis seda lahendust sul ei saa ju tulla mujalt kui enda seest, aga kui sa oled puntras, siis sul enda seest ei tule ju seda lahendust. Ja sellepärast ongi hea sellised toredad väiksed grupikesed, vaatan Viljandis oma selle müstilise maailma toas ka Merikesega koos, mitte numbriügele Merike, vaid mul on teine Merike seal, Merike Karro. Ja temaga teeme, mulle väga meeldivad need šamaani rännakud, mis ta teeb. Ma ise oskan ka teha šamaani rännakuid ja ma teen ka natuke teistmoodi, aga et hakkame rohkem tegema sellepärast, et inimesi rohkem tuua kohale oma hetke, mitte niimoodi, et sa ei ole kuskil, sinu energia läheb ära kusagile netiavarustesse süsteemi toitma, vaid et tuledki reaalselt välja. See laupäev on siis 7. enne naistepäeva lillelampide töötoa jälle teeme seal Viljandis. Kes tahab, võtke tulge, meil on uus ruum, meil on väga tore nüüd. Saame seal maru ilusasti teed pakkuda, midagi toredat suupisteid, kes tahab, võtab ise ka midagi kaasa, et hästi lahe. Ja ma hakkan jälle tegema nii, nagu vanasti tegin. Vanasti tegin selliseid kokkusaamisi, et küll muidugi reiki kokkusaamisi, aga ma võin ka teha niimoodi, et mitte reiki kokkusaamisi, vahet ei ole. Nii et ka mingi väike grupp käime koos ja arutame maailma asju ja kes mida on kuulnud, kes mida õpetame üksteisele, jälle igasugu nippe ja toredaid asju, igaüks võtab midagi kaasa, katame lauakese, sööme, joome, siis teeme praktikaid, teeme vaimseid praktikaid, teeme mis iganes, reiki seanssi võime teha ju, miks mitte, kui reikiga grupiga koos oleme ja kes mida siis saab ju rääkida, millega tema tegeleb ja ongi tore, et võib-olla koos loomisega saab ka midagi täiesti uut ja huvitavat välja mõelda. Aga võtame oma elu juhtimise enda kätte ja hakkame niimoodi pihta väikeste sammudega. Ja ongi äge, et jälgige siis seda Facebookis ka müstiline maailm. Et Merike paneb sinna oma asju ülesse, millega tema tegeleb, mina panen oma asju ülesse ja siis, kui me oleme midagi koos teinud, ma saan ka pilte panna ülesse ja kirjutada. Meil nüüd tuleb veel juurde, kes tuleb ka oma loengukest pidama ja mingeid koolitusi tegema, on reikimeister Toomas Piik. Mina, 2 Toomas Piik on meil siin Eestis on ju, et see noorem siis niimoodi, et hästi tore ja et lahe, et kes mõni üksik koht on veel, kes tahab veel koostööd teha, et muidu meil on endal nii palju teadmisi ja tegevusi, millega tegeleda, et siis, aga miks mitte, meie juurde saab tulla ka väiksemale grupile loengut pidama
et jah, kõik pakkumised on avatud, eks ju, et võtke ühendust ja vaatame, lepime kokku ja meil endal ka huvitav, teil huvitav, meil huvitav, kõigil huvitav. Nii et sellega ma siis lõpetangi praegust jälle tänase. Tuligi 54 minutit on mul niimoodi, et tuligi tund aega jälle loengut täis, juttu täis, et rohkem ei areta, muidu te ei viitsi kuulata. Niimoodi, et hästi lahe, nii et vaadake, kommenteerige siia alla, kui tahate, kirjutage mulle eraldi Facebooki Maila Paalmäe, sest sinna müstiline maailm, sinna saab ka kirjutada muidugi, aga sealt ma neid, kui on ikka, kellel on ikka selline isiklik asi, siis isiklik küsimus, et kes tõesti tahab minu juurde tulla, et siis on niimoodi, et kirjutage ka mulle otse, aga kes tahab just nimelt, kes meil on koostööpartnerid, 2 tükki, Merike Karro ja Toomas Piik, siis reikimeister Toomas Piik, rõhutan millegipärast seda kogu aeg, sellepärast, et ei aetaks segamini selle teisega. Ja siis kirjutage ja siis saate täpselt selle inimesega kontakti, kellega soovite saada. Sest me enamalt jaolt teeme kõik erinevaid asju, välja arvatud Toomas ja mina teeme siis neid reiki värke. Jah, tal on veel mingid huvitavaid asju seal, mida ta teeb. Aga eks ta oma lehel siis sellest kõigest räägib. Et võt niimoodi. Aga järgmiste toredate kohtumiseni ja võtke oma mõtted enda kätte, võtke oma elu enda kätte. Ja rohkem rõõmu igasse päeva, rohkem aega iseenda jaoks, oma pere jaoks, oma lähedaste jaoks, oma sõprade jaoks. Nii et soovin teile kõike head ja järgmise kohtumiseni. Aitäh teile, et kuulasite!